ja palun sisse. Tere, tulge edasi. Oi, palun. Ilus tort. Väga kaunis, tere tulemast. Aitäh. Tulge edasi. Vau, kui armas sul siin on. Ja tere tulemast Taagepera lossi valitseja majja. Siin elas kunagi lossi rajaja Hugo von Strücki valitseja, kes siis, kui Hugo von Strück elas Riias, see on tegelikult tema jahiloss, siis tema valitses lossi sellel ajal, kui peremees elas mujal. Me tegime selle 2 aastat tagasi täiesti oma elamiseks. Ja nüüd valitseme seda pinda siin meie. Ohoho, hüvasti dieet. Nii ta läheb. Nii. No nii. Aga siis suundume elutuppa. Vann keset tuba, päris tahe. See on meil jah tehtud selline avatud vannituba, et ma arvan, et mõisavalitsejal oli siin köök või teenijatuba. Elutoas köidavad pilku sajandivanune harmoonium ja ajalooline ornamentidega kaunistatud ahjupottidest ahi. Ingridi lemmikkohaks on aga avar ja valgusküllane veranda. Kuidas see elu su siia on toonud? Siia Taagepera? Naljakas on see, et minu puhul on elu tõesti olnud hobuseraua kujuline. Ehk siis ma jõuan tagasi sinna, kust ma omal ajal põgenesin. Ma olen ju pärit siit samast lähedalt 20 kilomeetri kauguselt Tõrva linnast ja lõpetanud Tõrva keskkooli ja läinud õppima Tartu Ülikooli, sealt edasi Tallinnasse karjääri tegema. Mu kodu on Tallinnas, aga ometi saatus tõi mind tagasi kodukanti ja lausa nii, nagu ma polnud iialgi unistanud. Ma polnud osanud unistadagi, et minust võib saada ühel päeval lossiproua. Aga nii see juhtus ja ma kohtasin ühte väga armast meest, kes tundis mind, mina ei tundnud teda ja kes pakkus oma südant ja lossi. Kui kaua sellest hetkest möödas on? Sellest on nüüdseks möödas juba 4 aastat. Ja tänaseks tegelikult, kuidas me peaksime sind kutsuma, kas Ingrid Weidenberg või Ingrid Kasak? Ma olen avalikkuse säilitanud oma ajakirjaniku nime, sest oleks suur segadus, kui naine vahetab nime rohkem kui 2 korda elus. Nii et mina olen tagasi Weidenberg siis ajakirjanduses ja avalikus elus, aga oma isiklikus elus olen ma jah lojaalne oma abikaasale ja Kasak. Nii et passist me leiame Kasak. Jah. Miks sa tahtsid abielluda või kelle initsiatiiv see üldse oli? Me mõlemad tahtsime abielluda. See oli ka mu mehe soov, et meie liit oleks kindel, sest me ei ole enam esimeses nooruses ja me ei soovinud suurt pidu, sest et ma olen näinud selle 27 aasta jooksul, mis ma olen meedias töötanud, väga palju suuri pulmi ja väga palju suuri lahutusi. Ja me mõlemad oleme seisukohal, et armastus vajab vaikust. Saatuse teed on käänulised. Taagepera lossis kohtusid Ago ja Ingrid täiesti juhuslikult päeval, mil Ingrid oli käimas oma sugulaste haudu korrastamas. Mees kutsus Ingridi lõunale ja nii saigi kõik alguse. Siin samas lähedal on Taagepera surnuaed, kuhu on maetud minu armas vanaema ja minu onu naine, minu tädi, väga palju Weidenbergi nimelisi sugulasi ja ma ise naeran omaette, et ju need hinged, vanad hinged või see vanaema krutskeid täis vaim mu siin samas mäeotsas ka kokku juhatas, et 2 kanget, ma juhatan teid kokku. Midagi pidi olema, et see Taagepera vaim, mis siin lehvib meie kohal, esiisade vaim, on viinud nii, et minu elu on ka nüüd Taageperas poolenisti. Aga lossiomanik ise on väga salapärane tegelane, me keegi pole teda näinud. Sest ta ei soovi avalikku tähelepanu ja ma austan seda. Kui armastus vajab vaikust, siis vajab vaikust ka raha ja ettevõtlus. Sest parem on oma asju ajada nii, et sa ei ole pidevalt meediatrumlis ja sind keerutatakse ja pööritatakse täpselt nii, nagu meedia soovib, et
tema seda ei taha. Samas oli see ikka siis ju suur armastus, et olles ise äärmiselt tagasihoidlik, võtad sa tõelise seltskonna emalõvi omale abikaasaks. Ingrid imetleb abikaasa hulljulgust investeerida ühte Lõuna-Eesti vanasse väsinud lossi. Usus, et inimesed sinna tee leiavad. Ja inimesed on leidnud. Ka suvel lossiparki rajatud Alice Imedemaal suvepark ning nüüd avatud suurejooneline spa koos 30-kraadise välibasseiniga ning selle ümber laiuva pompöösse talvepargiga on Ingridi sõnul just Ago idee. Ma vaatasin, et prognoos selleks aastaks käive 2,5 miljonit. Noh, pole paha. Pole paha. Järelikult on midagi läinud õigesti. Järelikult on midagi tehtud väga õigesti. Ja samas, kuidas toime tulla olukorras, kus valitsus teeb kõik selleks, et Eesti spaad oma uksed sulgeksid ja hotellid üldse, sest uuest aastast tõuseb ju ka hotellide käibemaks. Ja vahepealne aeg oli ju koroona, siis olid spaad suletud, siis saabus majanduskriis, energiakriisi näol, kus elektriarved olid sellised, et parem ära vaata, sest süda läheb pahaks. Arvestades meie elektrihindu, tundub 30-kraadine suur välibassein talvel tõesti pöörane luksus. Kuid selgub, et lossihärra on lasknud lossi kõrvale ehitada oma koostootmisjaamad, kus sooja ja elektrit toodetakse hakkepuidust, mis aitavad kulusid ikka korralikult kokku hoida. Sellest räägib vaimustunult ka lossi majandamises kaasalööv Ingridi poeg Jan Oskar. No praegusel hetkel on niimoodi, et kui meil enne olid elektriarved aastas umbes kuskil 300 000, et siis nüüd tegelikult see kulu on kuskil 100 000 eurot aastas. 3 korda odavam. 3 korda odavam. Jan Oskar kolis hiljuti Tallinnast lossi elama, kuna asus tööle lossi spa direktorina. Nii et nüüd on tegemist juba pereettevõttega. Kuidas siis on ema ülemusena? No kas ta just ülemus on, aga võib-olla ema mees on siis ülemuseks. Ei, no selles hetkel on kõik väga hästi ja mulle meeldib. Milline su ema on? Minu ema on väga tore inimene ja väga suur eeskuju minu jaoks. Nii väiksest saadik kui ka praegu tegelikult vaatan teda kõrvalt ja olen väga inspireeritud. Mis see on, mis inspireerib tema juures? No, kõige rohkem tegelikult mulle meeldib tema väljendusoskus ja see, kuidas ta suudab nii vabalt tunda ennast tegelikult rahva seas ja kaamerate ees, et see tegelikult minu jaoks kõrvalt vaadates on ka väga tore. Ingrid on toonud lossi suurejoonelisi seltskonnaüritusi ja glamuuri. See lihtsalt on tema loomuses. Suursugust, aga ka naiselikku hubasust ja ilu märkab igas interjööri detailis. Kohe uksest sisenedes köiavad pilku kuninglikud dekoratiivnõud. Mu abikaasa ütles, et siia oleks vaja midagi ilusat. Siin olid sellised vanad tolmunud raamatud, tolmunud riiulid, et see kaminasaal paistaks natukene glamuursem, luksuslikum, et siin oleks mõnus inimestel õhtust süüa. Ja siis ma avastasin ühest antiigiärist 4 aastat tagasi imelised Capo di Monte portselantirinad. Aga Eestist või? Eestist ja Eestist. Ja sealt see kirg mul tekkis. Kas sa oled mõelnud ka selle peale, et nüüd, kus sa oled siin suur lossiproua, et sa oled nii palju oma elus pidanud nagu tööd rabama ja ega see ajakirjaniku töö, ma tean ka, et see ei ole üldsegi mitte meelakkumine, et võib-olla aitab sellest vastutamisest ja kogu sellest töörallist ja võibki ennast tunda siin lossis nagu kuningakass. Ja ma mõtlen selle peale umbes 2 korda aastas, et miks ma pean seda kõike jälle tegema. Eriti kroonikatöö on suhteliselt närviline, sest et me ju töötame valdkonnas äärmiselt eneseteadlike inimestega, ehk siis meie kuulsused on ju vahest väga nõudlikud. Aga samas minu abikaasa on öelnud, et kui mina nüüd meediast loobuksin, siis oleks minu elus üks tükk puudu. Et ma olen tegelikult hingelt väga ajakirjanik ja hetkel ma tunnen küll, et nii kaua, kuni minul on anda midagi veel kroonikatoimetusele, see nii kaua ma teen seda. Nii sõidabki Ingrid praegu Lõuna-Eestisse ainult nädala lõppudel ning sedagi vaid 2 korda kuus. Seda väärtuslikumad on hetked lähedastega. Vahel ma mõtlen, et
kas see kõik on tõesti minu elu ja millega ma selle ära olen teeninud. Ingridi elu ei ole alati olnud nii imeline ja paigas kui praegu. Kui ta pojad olid väga väikesed, tabas teda jõuline tühistamiskampaania. Kroonikaga konkureerima asunud ajakiri Just kasutas ära Ingridi eksabikaasa kättemaksuiha ning ilmutas Kroonika peatoimetajana töötanud Ingridi kohta iganädalaselt laimukampaaniat. Oled sa muidu pika vihapidaja? Oleneb. Sinu elus ei ole alati kõik olnud nii imeline. Kas see tühistamiskampaania, mis käis nii tööalaselt kui eraeluliselt, oled sa nendele inimestele andestanud tänaseks? Ja ma olen andestanud, aga ma ei ole unustanud. Nii et las need tühistajad nüüd siis näevad, kui hästi mul on läinud ja kuidas tühistamisel ei ole mitte mingit mõtet. Mis on sinu retsept, et kui on väga raske periood elus, kuidas tulla sealt nagu tervena välja, nii vaimselt kui füüsiliselt? Sa ei tohi iseennast ja maailma nii tõsiselt võtta. Sa tead, et see kõik läheb mööda. Hea läheb mööda ja läheb mööda ka halb. Ma ise mõtlesin kogu aeg, kui mul oli väga raske, et kui see minuga juhtub, järelikult ootab mind elus midagi väga-väga head, sest muidu ei saa see ju nii olla. Ja siin ma istun, lossiproua. Kas kõik sinu unistused on tänaseks täitunud või on veel mingeid suuri ambitsioone? Ma isegi ei osanud unistada nii suurtest ambitsioonidest, nagu olla Taagepera lossi Eesti kõige ägedama lossiproua. Nii et ma ei oska unistada rohkem ja suuremalt. Minu unistused on kõik täitunud.